ette näha. Ja ei, see ei ole uus droon ega ka lääne imerelv otse tootmisliinilt. Selle asemel on see 60-aastane Ameerika haubits, mille enamik armeesid viskas aastakümneid tagasi minema. 2. aprillil teatas Ukraina 52. suurtükibrigaad muuseas, et nad lisasid oma arsenali 203 mm M110A iseliikurhaubitsad. Enamiku jaoks teist võib see tunduda tühisena, nagu nad lihtsalt loetleksid koostisosi hommikusöögi helveste karbil. Aga M110 ei ole tühine asi. See on üks suurimaid relvi, mille Ameerika on kunagi ratastele pannud. M110 tulistab 203 mm mürske. Võrdluseks, enamik selles sõjas kasutatavatest suurtükkidest tulistab 155 mm mürske. Ja need mürsud on juba iseenesest laastavad. Aga 203 mm on täiesti teine tase. Iga mürsk kaalub üle 90 kilo. See on 92 kilogrammi lõhkeainet, mis lahkub torust kiirusega üle 700 meetri sekundis. Kui selline mürsk tabab kindlustatud punkrit või kindlustatud kaevikusüsteemi, siis see ei kahjusta seda, vaid varistab selle kokku. Ainuüksi plahvatuse raadiusest piisab, et hävitada terve lahingupositsioon ja kõik selle ümber. Võrduseks, tavaline 155 mm mürsk kaalub umbes 43 kilogrammi. M110 tulistab iga lasuga rohkem kui 2-kordse selle kaalu. Ja raketitoega mürskudega, mille Ukraina sai koos nende haubitsatega, võivad need mürsud tabada sihtmärke kuni 30 kilomeetri kaugusel. See on umbes 18,5 miili. Nii saab Ukraina need relvad paigutada rindest kaugele taha, tulistada 200-naelase mürsu Vene juhtimispunkti või laskemoona lao pihta ja seejärel kiiresti asukohta vahetada. M110 liigub roomikutel šassiil, mida käitab 405 hobujõuline diiselmootor ja mis suudab maanteel saavutada kiiruseks umbes 55 kilomeetrit tunnis. Aga selle suure jõu juures on ka mitmeid puudusi. Üks peamisi on see, et selle käsitsemiseks on vaja 13 liikmelist meeskonda. 5 inimest sõidavad relva peal ja ülejäänud 8 allpool roomikutega veokis, kus hoitakse laskemoona. Laskekiirus on samuti aeglasem kui väiksematel haubitsatel. Ametlikult on maksimaalse kiiruse juures võimalik lasta umbes 3 lasku 2 minuti jooksul või 1 lask iga 2 minuti tagant pidevalt. Samuti kannab relv ise ainult 2 lasku. Nii et pärast esimest paari lasku peab keegi laskemoona veokist juurde laadima. Ja see hüdrauliline laadimissüsteem, mis tõstab need 200-naelased mürsud kambrisse, on tuntud oma rikete poolest. Väljaõppinud meeskonnad saavad sellest mööda hiilida ja kasutada käsitsi rammimisvarrast, mis on sisuliselt raske terasest latt, kuid see on väga ränk füüsiline töö. See aeglustab laskekiirust oluliselt. Nüüd tekib ilmselge küsimus. Kuidas sai Ukraina enda kätte relva, mille Ameerika Ühendriigid juba 1990-ndatel teenistusest välja viisid? Vastus algab Kreekast. 2025 aasta oktoobris ilmusid teated, et Kreeka kaitseministeerium kiitis heaks 60 M110A2 haubitsa müügi Ukrainale, mis suunati läbi Tšehhi Vabariigi. Kreeka oli neid kahureid kasutanud alates 1980-ndate algusest, tippajal oli neid umbes 145. Kuid kui nad moderniseerisid oma relvastust NATO standardi